Nüüd, kui meil oli täiesti konkreetne märkamisjuhtum, oli aeg võtta tarvitusele meie uusim salarelv. Lasta Spenceri jälgedele lahti Briti esimene koeri otsima treenitud jäljekoer. Tere taas, Semu, tervitasin Andreed ja Maxi paigas, kus Spencerit oli viimati nähtud. Kahjuks oli dokumentaalfilmi tegev televisiooni võttegrupp parasjagu teisi filmimas. Nad jäid ilma esimestest kaadritest, kuidas esimest korda leiab kadunud koera teine koer. Kõik sõltus nüüd sellest, kas Max leiab Spenceri üles. Max ei jõudnud kuidagi ära oodata, millal ta kaubikust välja saab. Ta klähvis ja kargas seal ringi, lootes juba jäljele asuda. Ta hüppas oma puurist päikesest kõrbenud maapinnale ning tuli ja lakkus tervituseks minu kätt. Ta suured kõrvad olid kikkis ja ärksad ning pärast kõiki neid pettumust valmistavaid päevi tundsin ma elevust, kuna oli siiski võimalik, et leiame Spenceri elusalt. Andrei kükitas maha ja ulatas Spenceri kaela rihma Maxi poole. Max nihkus ettepoole ja nuuskis nahkset rihma. Ta pööras pea ühele küljele ja kaevas siis koonu murusse. Ninapidi taimestikust tuhlates tegi ta trühvleid otsiva sea häält. Siis vaatas ta meid mõlemad nagu kinnitades, et on Spenceri lõhna kätte saanud ning põrutas minema. Max sööstis üle põllu ning Andrei lidus elu eest rihmast kinni hoides talle järele. Millegi jälil me siin oleme, hüüdis Andrei mulle, kui ma üritasin nendega sammu pidada. Sul võib isegi õigus olla, karjusin erutatult ja kargasin üle aia. Max pidurdas puudesalu jõudnult nii järsult, et jooksin peaaegu Andreile otsa. Koer tõstis nina taeva poole, nuhutas veel kord korralikult ning punus puude vahel jälle täistempoga minema. Edasine teekond kujunes tsirkuseks. Me ei saanud alati sealt läbi, kuhu Max jooksis. Ta oli küll pika rihma otsas, kuid me pidime selle sageli lahti laskma, ise ümber takistuse jooksma ja ta siis jälle kiiresti kinni püüdma. Tormasime läbi väetide ja põõsarägastike, mis räsisid meie jalad ja käsivarred vermeisse. Max oli väga himukalt jälge ajades kindlasti millegi kannul ning me võisime oletada, et leiame Spenceri mingist varjualusest või peidikust või ehk haavatuna kuskilt mujalt. Järsku hakkas Max erutatult klähvima. Olime kindlad, et ta on leidnud kullasoone. Nüüd on ta meil käes, karjus Andrei, kui olime joostes jõudnud suurele koristatud maisipõllule. Pea nüüd natuke hoogu, Semu. Kummardusin lõdvestuseks ja tõmbasin hinge. Olime juba 2 tundi jooksnud ja ilmselt polnud ma oma 10 aastat enam nii tugevat trenni teinud. Lasin pilgul ringi käia, kuid Spencerist polnud kihku ega kahku. Nägin vaid 6 jalgpalliväljaku suurust põldu. Kuule poiss, kus ta siis on? Andrei hoidis Spenceri kaelarihma Maxi nina ees, et talle lõhna meelde tuletada. Meie väike jäljakütt nuusutas uuesti, sörkis mõned meetrid mööda põldu ja hakkas siis saba liputama. Ta oli jälje kaotanud. Mul kukkus süda saapas äärde. Andrei ohkas. Ma tõesti uskusin, et ta on meil käes. Ikka veel hingeldades üritasin positiivsele keskenduda ning puhistasin välja oma järelduse. Ilmselt on Spencer hiljuti siin olnud või siis on ta selles piirkonnas palju aega veetnud. Enne jäljejahti olime saatnud Sandi kadunud loomade infoüksuse autosse. Kogu selle aja, kui me põlde mööda traavisime, oli ta binokliga meie ümbrust uurinud. Andsin pettumust valmistavad uudised raadiosaate teel edasi. Ei ole midagi raporteerida, Sandi, side lõpp. Õhtul kell 9 olime sunnitud tagasi pöörduma, sest pimeduse saabumise tõttu ei seletanud silm enam sedagi, kuhu astuda. Kiirteelt kostev müra juhatas meid kohtumispaika, kuid samas tuletas see meelde ka kõige kohutavama variandi, mis võis Spenceriga juhtunud olla. Me polnud enam sugugi kindel, et me leiame ta elusalt või et me ta üldse üles leiame. Järgmiseks hommikuks määrasin oma 8 meeskonnaliikmele kokkusaamise maisipõllu veeres, kuna sellega seostus ainus juhtlõng, mis meil oli. Istusin teisi oodates kiirabi autos ja sõin võileiba, kui äkitselt märkasin silmapiiril üht musta kogu. See on tema, pudistasin ma, suu peekoni võileiba täis. Arvasin, et näen viirastusi. Päev oli kõrvetavalt kuum ja see must laiguke värales taamal nagu miraaž. Kuid kui see end liigutas, teadsin, et see on Spencer. Ta on käes, röögatasin ma raadiosaatesse. Kas te olete kuuldel? Olin nii erutatud, et unustasin formaalsused.
pilgu heit binoklisse, kinnitas, et mul oli õigus. See oli Spencer. Vaene loom oli traumeeritud ja näis olevat segaduses, kui ta seal niiviisi keset põldu vaarudes seisis. Ta oli olnud 7 päeva söögi, joogi ja inimkontaktita, nii et loomulikult oli ta paanikas. Ilmselt olid ka kõrred teda päris valusasti torkinud, sest ta lakkus järjest käpaaluseid. Mul oli temast tõesti kahju. Kui ta vaid teaks, et me üritame teda aidata. Sellistel hetkedel pidin emotsioonid alla suruma ja säilitama külma närvi. Pidin mõtlema praktiliselt. Teadsime nüüd, kus ta on, kuid kuidas ta kinni püüda. Võtsin taas meeskonnaga ühendust ja utsitasin neid võimalikult kiiresti kohtumispaika tulema. Mõtlesin neid oodates oma sõjaplaani läbi ning otsustasin, et kõige mõistlikum on ta kõigepealt nurka ajada ja seejärel kinni nabida. Nimetame põlluküljed numbritega 1, 2, 3 ja 4, ütlesin meie ees laiuva välja poole osutades. Nii et kui ma raadiosaates ütlen, et lähen number 1, siis te kõik teate, kuhu poole ma liigun. Meeskond noogutas nõusoleku märgiks ja siis läksid kõik paari kaupa neile määratud kohtadele. Spencer seisis kokku tõmbunult keset põldu ja jälgis iga meie liigutust. Ta lõõtsutas kõvasti, mis näitas, et ta on üsna kehvas seisus. Võite ju mõelda, et nii armetu loomakese kinnipüüdmine on käki tegu, aga tegelikult me nii kergelt ei pääsenud. Ta ei reageerinud oma nimele ning iga kord, kui me talle püüdekaugusse jõudsime, tegi ta teisele poole minekut. Ma tean, et ta jooksis hirmust, aga ega see teadmine meil tema püüdmist lihtsamaks ei teinud. Ta on ikka paras väänkael, tõdesin ma meeleheitele viidult. Tom kutsub Lukast, kas sa oled kuuldel? Oli aeg lõksud välja tuua. Lukasel oli auto pakiruumis 3 koera lõksu. Need on suured puurid, mis on mõeldud selleks, et koer turvaliselt ja humaansel moel kinni püüda. Seadeldis töötab üsnagi sarnaselt kassipuuriga. Me paneme sinna toidu, koer meelitatakse sisse, ta astub väikesele plaadikesele ja see omakorda suleb luugi koera selja taga. Luuk liigub alla giljotini põhimõttel, aga piisavalt aeglaselt, et koerale mitte liiga teha, kui ta juhtumisi luugi juures oleks. Lukas paigutas lõksud hiiglaslikul põllul üksteisest võrdsele kaugusele ning sõitis siis üle kõrrepõllu, jättes enda taha lihatükikestest raja, mis viis otse lõksudesse. Aga Spencer ei läinud liimile. Peibutis jättis ta täiesti külmaks ning meie ligi ei kippunud ta ammugi. Meil hakkasid ideed otsa saama. Kui aeg hakkas õhtusse vajuma, kogunesime kiirabi autosse asja arutama. Panin veekannu gaasipliidile ning varsti sai igaüks sisemust soojendava tassitäie suppi, mis kuluski juba marjaks ära. Lubasime endale autos veel väikese puhkehetke ja arutasime päevasündmusi. Kõige suurem probleem on põld. See on liiga suur. Ohkasin. Iga kord, kui me talle ligi saame, jookseb ta vastassuunas minema. Meil oleks hoopis mootorratast vaja. Kui istuksime 2 mootorrattal ja ühel meist oleks võrk, millega teda püüda, siis poleks tal lõpuks enam pääsu. Liam, Em ja Lukas nõustusid. Idee vääris edasist arutamist. Võiksime selle oma varustuse soovi nimekirja lisada. Rääkisin teistele uhkelt, et olin kord motokrossil oma politseijaoskonda esindanud ning mul oleks hea meel uuesti sadulas istuda. Meil läheb vaja uinuti püssi, pakkus Liam välja. Hea mõte, Liam. Kui sa saaksid homme välja uurida, kuidas seda siin korraldada, oleks väga tore. Haigutasin, sest aeg oli hiline ja me kõik olime juba surmväsinud. Me ei julgenud mõeldagi, kuidas veel Trish ja Terry end tunda võisid. Telefoni kõrval uudiseid oodata on sama hull, kui end füüsiliselt kurnata. Iga poole tunni tagant käisime 3 lõkse kontrollimas, lootes meeleheitlikult, et Spencer tuleb lõpuks sööda peale kohale. Ta oli juba viimased 3 tundi samas kohas kükitanud ja kõvasti lõõtsutanud. Ta oli ilmselgelt hirmul ja traumeeritud ning ma kartsin, et ta ei pea ilma veeta üle päeva paari vastu. Olime nii mures, et Lukas magas sel ööl kirabiautosse tehtud voodis ning mina registreerisin end kell 3 öösel ühte kodumajutusasutusse, et oleksin Spencerist vaid kiviviske kaugusel, kui mind vaja peaks minema. Ärkasin väga murelikuna. Oli koidik. Hakkasime jälle Spencerit jälitama ja võttegrupp jälitas omakorda mind. Olukord on muutunud väga tõsiseks, ütlesin kaamerasse.
Lukas juhtis seekord ise Pollit, et ma oleksin valmis iga hetk välja hüppama. Kanal 4 võttegrupp järgnes meile truu saatjaskonnana. Mul polnud õrna aimugi, kuidas ma hakkan ekraanil välja nägema, kuid praegu polnud mul selles sooja ega külma. Ainutähtis oli Spenceri kinnipüüdmine. Proovime sinna pöörata, osutasin põllu kõrval kaugemal asuvale parkimisplatsile, kus olime viimati Spencerit näinud. Äkitselt kargas läbi heki otse maanteele Shetlandi lambakoer. Ehkki Lukas vajutas pidurid põhja, lohises auto enne seismajäämist veel meetreid mööda teed edasi. Kui kärssava kummi haisu järgi otsustada, tegi võttegrupp meie selja taga täpselt sama. Pidin äkkolukorras kiiresti reageerima, sest meil võis koera püüdmiseks olla vaid sekundite jagu aega. Märkasin enda küljetaskus viineri pirukat. Koerad enamasti ei suuda lihale vastu panna. Karjusin, sõida nii lähedale kui vähegi saad. Tundsin adrenaliini läbi keha tulvamas. Heitsin piruka läbi autoakna välja ja lootsin, et see köidab Spencerit piisavalt, et jõuaksin talle peale hüpata. Kuid Spenceril olid sootuks teised plaanid ja ta jooksis teisele poole. Hoolimata pikast jooksus olekust oli tal käppades veel küllalt jõudu. Hüüdsin, võta ta kinni. Lukas tõmbas käigukangi ja tagurdas, aga mina olin juba autost välja karanud ja end suure kivimüraka taha peitnud. Spencer jäi nüüd kenasti meie vahele. Seekord ta minu käest ei pääse. Koer jäi järsult seisma, tõstis pea ja nuhutas õhku. No nii, Spencer, sa ju võid ometi seda teha, pobisesin endamisi, lootes, et koer minu poole tuleb. Mu soovidele tuldi vastu. Spencer hakkas mööda maanteid minu peidupaiga suunas sörkima. Aga üks hetk, mul ei ole mitte mingit varustust kaasas, mida paganat ma teen, kui ta minu juurde jõuab. Sattusin paanikasse. Plaanisin oodata, kuni ta minust mööduma hakkab ja siis talle lihtsalt selga karata. Valitud tehnika polnud just kõige tänapäevasem, aga muid valikuid mul ka eriti polnud. Kui Spencer kivile lähenes, piilusin välja. Ta vaatas minu suunas ja ma peitsin kähku pea ära. Mu süda kloppis. Spencer oli nüüd minust vaid 1,5 meetri kaugusel. Ta oli nii lähedal, et ma sain teda peaaegu puudutada. Nägin ta silmavalgeid, kui ta midi õlitas ja mina vaatasin vastu. Siis heitis ta mulle pilgu, mis ütles, mitte veel semu, pööras ringi ja tegi jälle vehkat. Sa igavene põrguline. Spencer kahlas läbi heki selle samale hiigla suurele põllule, kus me vahti pidanud olime. Polnud mingit mõtet tema järel joosta. Olime tagasi alguses. Kogu see fiasko oli ka kaamerasse jäänud. Mõtlesin, vähemalt vaadatakse seda hea meelega. Teised väesalgad jõudsid samuti kohale ja ma jagasin nendega oma halbu uudiseid. Laiem oli hommikul poodides käinud ja otsinud neoonvärvilist võrku, mis sarnaneks jalgpalli värava võrguga. Kinnitasime selle väravas oleva augu külge, lootes Spenceri sinna sisse ajada. Uurisin binokli abil koera, et osata tema seisukorda paremini hinnata. Vaene loom kannatas väga. Ta jalad tudisesid, ta hoidis pead maadlegi, ta tõusis, kõndis mõne meetri ja kukkus siis kõrrepõllule maha. Andsin teistele märku talle lähemale minna. Loodetavasti on ta nüüdseks liiga nõrk, et ära joosta. Andsin käsu. Sandy, püsi oma positsioonil. Püsin positsioonil, selge, vastas Sandy põllu teisest äärest minust paremal. Laiem tuleb minu juurde. Lukas läheb teenindusjaama poolsele maanteele, selgitasin edasi. Lukas, kas sa saad Emmile öelda, et ta jookseks Sandy juurde ja siis minu poole? Nii et Emm Sandy juurde ja siis tagasi minu poole. Küürutasin nagu suured kaslased seda saakloomajahtides teevad. Teised ajasid Spencerit võrgu poole. No nii, poiss, just niimoodi, keelitasin endamisi. Spencer hakkas minu poole jooksma. Just nii, Spencer, võrku sisse. Olin hingetu. Võtke kinni, karjusin siis. Meeskonnaliikmed ründasid nagu sõdurid lahinguväljal. Spencer jooksis võrku. Ta jalad takerdusid sinna ja ta kukkus küljeli. Meie aga hüppasime võrgu külgedele, et ta välja ei saaks. Kätte saime su. Vaene Spencer isegi ei vingerdanud meie käes. Nii väsinud oli ta. Kallistasin teda elu eest. Ma ei tahtnud teda lahti lasta enne, kui ta on kiirabiauto kongis ja uks kõvasti kinni. Spencerist oli näha, et ta tundis kergendust. Ta vaatas mulle otsa silmadega, mis ütlesid. Sa said mu kätte.
aitäh! Vaene koer oli 8 päeva ja 7 ööd ilma peavarju, toidu ja veeta olnud. Ime, et ta üldse veel elus oli. Libistasin rihma talle kaela ümber ja tirisin teda õrnalt auto poole. Mul ei tulnud teist korda paluda. Ta kõmpis mul sõnakuulelikult sabas. Kui ma ta autosse viisin, tervitas mind aplaus võttegrupilt ja mõnelt kohalikult koerajalutajalt, kes kogu seda mürglit pealt vaatama olid jäänud. Rääkisin koeraga. Nüüd saab sinuga kõik korda, sõbrake. Loom pilgutas mulle otsa vaadates mitu korda silmi ja lakkus mokki. Nii näitas ta mulle, mida tal vaja oli. Ta oli nii nõrk, et pidin ta ise kiirabi autosse tõstma. Nõndaviisi, poisu. Panin talle veekausi nina alla ja sügasin teda kõrva tagant. Ta lakkus kausi mõne sekundiga tühjaks. Uksi sulgedes tundsin ma üüratud kergendustulva. See oleks nii kergesti võinud hoopis teisiti lõppeda. Kuid töö polnud veel läbi. Veel oli jäänud teha midagi väga olulist. Piilusin Terry ja Trishi numbrit valides Spencerit läbi akna. Halloo, vastas Trishi murelik hääl. Teatasin. Mul on teile uudiseid. Mis juhtus? Trish ahmis õhku ja ta hääl värises. Vaeseke oli juba kõige hullemaks valmis. Ta oli ilmselt tõesti kartnud, et ma helistasin talle selleks, et talle Spenceri surmast teada anda. Need hetked olid mulle kullast kallimad. Kogu raske töö on nende pärast vaeva väärt. Ma vaatan just praegu Spencerit. Ei ole tõsi, hüüatas Trish umbusklikult. Jep, ta on meil käes, ütlesin ma uhkelt nägu laia naeru täis nagu irvikassil. Trish puhkes nutma ja minulgi oli klomp kurgus. See oli eriline hetk, mida ma iial ei unusta. Järgnes terve laviin küsimusi. Ta päris kõike, alates sellest, milline on Spenceri seisukord, kuni selleni, millal ta koera koju saab tuua. Selgitasin talle, et viime Spenceri kõigepealt loomaarsti juurde läbivaatusele ja toome ta neile koju järgmisel päeval. Kui me ärasõiduks valmis olime, saabus Emma ajalehega vehkides ja hüüdes. Me oleme lehes. Ta ulatas mulle ajakirja värske numbri. Nad võrdlevad Spenceri otsingut suure inimjahiga, arvestades aktsioonil osalejate hulka ja seda, et isegi jäljekoer metsas jälgi ajas. Ta kõhistas naeru. Järgmine kord tuleme mootorratastega, ütlesin mina. Ja juba ma veeretasingi mõtteid, kuidas saaksin oma loomadetektiivi agentuuri järgmiste tehniliste vahendite abil veel efektiivsemalt tööle panna.